Donald Trump sõdis end hätta. Iraan kaalub võimalust rünnata Ameerika sõjaväebaase Euroopas, kui Donald Trump otsustab sõda eskaleerida või keeldub oma nõudmistest taganemast. Ja see juhtus sõna otseses mõttes järgmisel päeval pärast seda, kui Donald Trump ise avaldas kaardi, kus Hormuzi väin oli märgitud kui Ameerika Ühendriikide uus territoorium. See on žest, mida paljud piirkonnas pidasid otseseks provokatsiooniks. Põhja-Atlandi allianss on juba reageerinud, lubades kaitsta liitlasi Euroopas Iraani vastu. Aga mõelge ise, Iraan, mis Trumpi sõnul on juba mitu kuud tagasi alistatud ega oma enam ei armeed, laevastikku ega rakette, nüüd ähvardab uute rünnakutega ka Euroopat. Kuidas teile selline asi tundub? Räägime sellest kõigest nüüd üksikasjalikult. Minu nimi on Aleksei Petši ja enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja kirjutage oma kommentaar. Alustame siis Iraani ohust, mis on nüüd suunatud Euroopale. Financial Timesi andmetel 19. augusti seisuga kaalub Iraan võimalust rünnata Ameerika sõjaväebaase Euroopas, kui konflikt USA-ga peaks taas eskaleeruma. Eelkõige võib jutt olla objektidest Lõuna- ja Kagu-Euroopas, sealhulgas Bulgaarias ja Küprosel. Sellise ähvarduse põhjuseks oli väljaande andmetel see, et USA rahandusminister ähvardas vahetult enne seda Iraani enneolematu majandusliku isoleerimisega maailma majandusest. See toimub ka taustal, kus on teatatud, et Pentagon kaalub USA sõjaväebaaside osalist kokkutõmbamist Lähis-Idas, mis asuvad Iraanile liiga lähedal. Ja Iraan pidas seda nõrkuseks ning hakkas oma ähvardusi eskaleerima. Muide, USA sõjaväebaaside kokkutõmbamisest Lähis-Idas, mul on selle kohta eraldi saade, seega soovitan seda vaadata. NATO reageeris sellistele ähvardustele kiiresti. Tõsi, reaktsioon oli nagu alati üsna leebe. Alliansi esindaja teatas, tsiteerin, NATO on valmis vastu astuma igale ohule ja teeb alati kõik vajalikku, et kaitsta kõiki liitlasi. Ja edasi tõi ta konkreetse tõendi selle kohta, et allianss on juba varem sarnase ohuga praktikas toime tulnud. Veel üks tsitaat. Nagu näidati juba käesoleval aastal, kui NATO õhutõrjesüsteemid suutsid edukalt kinni püüda Iraanis Türgi suunas teel olnud ballistilised raketid. 4 eraldi juhul on meie heidutus- ja kaitsevõime tugevad ja tõhusad. Jutt käib käesoleva aasta märtsist, mil tõepoolest 4 Iraani ballistilist raketti, mis olid teel Türgi suunas, püüti NATO süsteemide poolt kinni. Pärast neid rünnakuid allianss tugevdas kogu ploki territooriumil raketitõrjet ja teatas, et raketitõrjesüsteemide kõrgendatud valmisolekut hoitakse seni, kuni Iraani poolt lähtuv oht väheneb. Siiani pole see ohutase vähenenud. Oluline on ka see, et see Iraani oht ei ole täiesti uus. See on osa Teherani pikemast eskalatsiooniliinist. Tuletan meelde, et juba veebruaris sel aastal näiteks New York Times teatas, et vastuseks USA rünnakutele Iraani vastu võib Islamivabariik rünnata Ameerika sihtmärke Euroopas ja Lähis-Idas. Ehk siis veebruarist augustini pole ohu loogika ise muutunud. Lihtsalt nüüd on see täpsustatud konkreetsete riikideni ja toetatud värske majandusliku põhjusega. Ehk siis Trump otsustas viia sõja majanduse tasandile, sanktsioonide tasandile ja majandusliku lämmatamise tasandile ning Iraan tajub seda kui uut eskalatsiooni ja ütleb, et siis hakkame vastuseks juba Euroopat ründama. Kuid nagu kinnitavad Financial Timesi allikad Teheranis, ei tekkinud Iraani ähvardused tühja koha pealt. Ja tuuakse ka teine näide. 18. augusti õhtul avaldas USA president True Socialis Pärsia ja Omaani lahe kaardi, kus Hormuzi väin on sinise ringiga ümbritsetud ja sellele on kirjutatud tekst. Ameerika Ühendriikide uus territoorium. Ameerika liider ei lisanud sellele pildile mingit täiendavat allkirja ega selgitust, kuid see tekitas Lähis-Idas loomulikult selget pahameelt.
ja see postitus on jätk Donald Trumpi enda ähvardustele, sest esimest korda kavatseb ta kuulutada Hormuzi väina USA territooriumiks. Trump teatas reedel ühel New Jersey miitingul veel enne selle kaardi avaldamist. Samal ajal on oluline muidugi eristada poliitilisi avaldusi ja juriidilist staatust. Kaardi avaldamine ise ei muuda kuidagi Hormuzi väina rahvusvahelist õiguslikku staatust ega tähenda selle ametlikku liitmist USA-ga. See on, järjekordne Donald Trumpi hüsteeria. Kes? Ma lihtsalt tuletan meelde, nimetas USA territooriumiks Kanada, Venezuela, Gröönimaa, Panama kanal. See on see, mis mul meelde tuli. Ta on juba kuulutanud, et see kõik on Ameerika territoorium. Selline lõbu ongi Ameerika presidendil. Sellegipoolest iraanlased solvusid selle peale ilmselgelt. Aga samal ajal tegi Trump veel ühe tähtsa avalduse. Ta teatas, et kõik läbirääkimised Iraaniga on peatatud ja ta asub Teherani majanduslikult lämmatama. Kontekst, millest Donald Trumpi avaldatud kaart ilmus, on samuti oluline kogu olukorra teravuse mõistmiseks. Olukord Hormuzi väina ümber teravnes pärast seda, kui Iraani ja USA vahelise rahumemorandumi kehtivusaeg lõppes. Kuigi praegu kinnitavad eksperdid, eriti Ameerika meedia on sellest kirjutama hakanud, et Iraan siiski järk-järgult kaotab kontrolli Hormuzi väina üle. Ja tänaseks liigub juba umbes 80 laeva ja tankerid mööda Iraani koridorist, kuigi Iraan püüab sellele vastu seista. Seetõttu oli Iraani poole reaktsioon Donald Trumpi kaardile salvav. Ametlikud Iraani esindajad teatasid, et Hormuzi väina ei ole võimalik vallutada, ei säutsu, lennukikandja, täidesaatva korralduse ega valimiskõnega. Ja Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf esitas selged tingimused ja teatas, et, tsiteerin, Hormuzi väin avatakse alles pärast Ameerika naftasanktsioonide tühistamist, blokaadi lõpetamist ja Iraani varade külmutamise lõpetamist. Ta teatas ka, et Teheran on valmis andma USA-le tõsisemaid lööke sõltuvalt Washingtoni edasistest sammudest. See tähendab, et ta sidus võimalikku eskalatsiooni otseselt just löögiohuga, millest veidi hiljem teatas ka ajaleht Financial Times. Eraldi lisas Ghalibaf samuti märkimisväärse detaili. Ta ütles, et relvarahu kokkulepe, mille konflikti osapooled saavutasid juunikuu memorandumis, laskis Teheranil tugevdada majandust ja taastada kaitsevõime. Sisuliselt tunnistas Ghalibaf avalikult, et paus lahingutegevuses kasutati just sõjaliseks taastumiseks, mitte tegelike sammude astumiseks rahu suunas. Ma ei tea üldse, kuidas sellist näkku sülitamist Donald Trumpile võiks iseloomustada, aga Trump, pühkis selle maha ja läks edasi. Kordan veel kord. Donald Trump allkirjastas juunis memorandumit Iraaniga lootuses, et 60 päeva jooksul jõutakse seal mingisuguse kokkuleppeni ja nii edasi. Praegu räägib Ghalibaf sellest, et kuulge, keegi ei kavatsenudki midagi allkirjastada. Mis te nalja teete? Meil oli lihtsalt vaja pausi selleks, et tugevdada majandust ja taastada kaitsevõime. Põhimõtteliselt oleme selle saavutanud. Me tegime selle ära. Kõik liigume edasi juba ilma mingi memorandumita. Ja just siin võib sõda tegelikult mõlemas suunas laieneda. Donald Trump ise juba varem, kommenteerides olukorda Hormuzi väina ümber, ähvardas ta pommitada Omaanit puruks, kui viimane sekkub olukorda Hormuzi väina ümber. See tähendab, et käitumismudel on mõlemal poolel täpselt sama. Nii Washington kui ka Teheran kasutavad kolmandate riikide ja liitlaste suhtes võimalikult karmilt avalikku retoorikat, kes ei osale otseselt konfliktis, kuid on sattunud füüsiliselt vastasseisu tsooni lähedale. Iraani puhul võivad teoreetiliselt löögi alla sattuda Bulgaaria ja Küpros. Need on NATO riigid, kellel ei ole otsest seost Iraaniga seotud konfliktiga, kuid kes majutavad oma territooriumil Ameerika sõjalisi objekte. Kokkuvõte. Ja see Donald Trumpi provokatiivne kaart uue USA territooriumiga ilmus päev pärast kõigi diplomaatiliste illusioonide kadumist Hormuzi väina ümber ning peaaegu kohe kutsus esile Teherani vastureaktsiooni. See tähendab ähvardust rünnata Ameerika objekte kahes nimetatud NATO riigis, mis asuvad Euroopas.
allianss reageeris rahulikult, viidates märtsis juba omandatud kogemusele Iraani rakettide tõrjumisel, kuid juba see fakt, et ähvardus esitati justkui täpse riikide loeteluga, Bulgaaria ja Küpro, näitab, et konflikt, mis algas vastasseisuna ainult USA, Iisraeli ja Iraani vahel, laiendab aeglaselt, kuid kindlalt võimalike sihtmärkide ringi juba Euroopa mandrile. Ja mulle meeldis täna Axioses, minu arvates oli selline suurepärane pealkiri, et sõda Iraaniga, mis on juba üle 30 korra lõppenud, jätkub juba pool aastat. Ja sellele sõjale ei paista lõppu ega äärt, kuigi Ameerika presidendi sõnul Iraan on juba hävitatud, režiim on peaaegu kapituleerunud, armeed pole, laevastikku pole, rakette pole, raha pole, mitte midagi pole, aga sõda kestab mingil põhjusel juba 6 kuud. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused, kirjutage selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!